Purupuh. Purupuh. Puru. Puh. Purupuh. Pea nüüd hoogu, ütles üks põõsas teisele. Meie suhe algas ju alles üleeile, me ei pea ju päris kokku kasvama. Kuid teine põõsas ei kuulanud. Ilmselt polnud tal kõrvu. Põõsaste lahkumineku jätkudes hakkas paljastuma nende vahel pesitsev tegelik tüliõun. Selleks ei olnud keegi muu kui meie kõigi vana hea tuttav Purupuh, kes järjekordselt iseendaga peitust mängis. Ja oli seejuures mega häppi, sest leidis end alati üles. Aitab küll tänaseks, lausus õnnelik Puh. Enese taasleidmine on küll tore, kuid sedasi võin end lõputusse taasleidmisesse sootuks ära kaotada. Ja Puh otsustas visata veel viimase pilgu loojuva päeva viimseile päikesekiirtele, sest märkamatult oli aeg turbokiirusel edasi lennanud. Loojuva päevaga põhjalikult hüvasti jätnud, seadsid Puhi sammud end Puhi eest kodu poole, vähendades seda ise otsustamisvaeva. Vahepeal on vist kevad tulnud. Neid lillesid siin mu lahkudes veel polnud. Otse kui pika äraoleku kinnituseks avastas Puh, et ajahammas oli ta mööbli kallal kõvasti ametis olnud. No egast midagi. Peab hakkama segadusele ta kohta kätte näitama. Puhi puhisevate pingutuste saatel ei jäänud sajandi pikkuselt siginenud segadusel muud üle, kui kasvava korra sisse uttu tõmmata. Noh, aitab küll, arvas Puh. Muidu koristan veel vaevaga saavutatud valitseva korra kah minema. Kuidagi tühi tundub see toake. Varem oli siin justkui rohkem asju. Tere, Puh. Tere, Pintsel. Pole sind ammu näinud, mis sind siia toob? Juhtusin su majast mööduma ja mõtlesin läbi astuda. Oi, su tuba näeb välja kui tühi lõuend, millel saan oma kujutlusvõimet demonstreerida. Lausus loomeõhinas Pintsel ning asus sedamaid oma sõnu realiseerima. Kas siniseid kardinaid ei saaks? Mul on sinine hetkel otsa korral. Teine kord võõpan üle. Palun maali mulle selline kell, mis mulle poole rohkem aega juurde annaks, siis jõuan kõik ebavajalikud toimetused kah tehtud. Pole probleemi. Pintsel, oled sa kindel, et see kapseinal ikka kindla seisukoha on võtnud? Eks aeg näitab, lausus võõpõhinas Pintsel ja piidles ühe karvaga Puhi käes särava õhupalli poole. Puh, kust sa selle välja võlusid? Seda ma küll ei maalinud, imestas Pintsel. No, ju siis su loomehoog nakatas ka mind. Oma vahva ootamatu sõbra minema saatnud asus Puh sedamaid nautima Pintsli poolt maha jäetud loomevilju. Küll on hea leida lisaks iseendale üles ka oma vanad head armsad asjad, õhkas Puh õnnelikult ning siirdus unenäo maailma, et vaadata, millega jutu Pintsel järvi teda seekord üllatab. Purupuh. Purupuh. Puru.